alles aastast 1938. Mul on hea meel teile teatada, et oleme president Arnold Rüütliga arutanud põhiseaduse niisugust menetlust, mis annaks rahvale õiguse riigipead otse valida. Loodan, et aastal 2006 valitakse vabariigi president otse Eesti Vabariigi kodaniku poolt. Nõnda leiavad enesele koha ühe ketiluvi. 70 aastat hiljem, 70 aastat pärast presidendi ameti sündi. Arutelud presidendi võimu ja volituste üle ei vaibu. President Meri ettepanekust pole siiski asja saanud. Ka praegune riigipea pigem leiab, et pole hetkel õige aeg. Otse valitud presidendi mandaat oleks suurem kui tema volitused. Räägime kõige keerulisematest asjadest. President saab näiteks välja kuulutada sõja või mobilisatsiooni. Kas te olete selle peale mõelnud? Kogu aeg on see tunne, et kuskil, mitte ütleme suure kummitusena, aga ikka tead kuskil mingis väikses ajusopis, et mida sa oleksid teinud, kui sa oleksid olnud aastal 40 või 39. Ja kuidas siis otsustada või panna kõik kaalule. Ja sellepärast olen ma väga õnnelik, et vaatamata kogu sellele nostalgiale, millest me rääkisime alguses, tegelikult Eesti välispoliitika ja julgeolekupoliitika ja kaitsepoliitika on aastal 2007 need valdkonnad selgelt palju parem, kui oli selles nostalgilises Eesti Vabariigis ajavahemikus 1918-40. Me ei ole isolatsioonis, me oleme NATOs, me oleme Euroopa Liidus, mis seisab meie eest ja seetõttu on süda natuke rahulikum, palju rahulikum. Süda, kui sarutu tõuseb, kuumalt rinnust tuksuma, kui su nime suu võtab, püha Eesti isamaa. Head olen näinud ja paha, mõnda jõudsin kaota, mõnda elus jätta maha. Sind ei jää unusta. Kust on tulnud Eesti nimi? Rooma ajalooline Tacitus pani umbes aastal 98 pärast Kristust kirja rahvanimetuse aesti, millega tõenäoliselt tähistas Balti rahvaste eelkäijaid. Mõne oletusel ka kõiki Läänemere idakalda rahvaid. Mitmel eri kujul esineb see nimetus nii hilisemates ladina kui ka germaani allikates. Teise aastatuhande alguseks mõeldi selle nime all juba tõenäoliselt eestlasi, kes tollal nimetasid end maarahvaks. Kas me aga teame, mis keele sõnast see nimi on pärit? Kindlat vastust ei ole, ent välja pakutud seletused võib jagada 4 rühma. Kõigepealt kooti või muinasgermaani sõnatüved, mis on tähendanud näiteks kas viljakuivatusruumi ehk reheahju või merevaiku. Teiseks on nime seotud balti keeltega, täpsemalt tüvega, mis on tähendanud maad, nurme või põldu.
kolmandaks on nime seletatud germaani keelte ida tähistava tüvega. Nii oleks Estland sama, mis Ostland. Neljandaks on välja pakutud mitmesuguseid ladina tüvesid, näiteks aestuaarium, jõesuu laguun või aestus maaris, tõus ja mõõn. Fantaseerigem pisut. Lennart Meri oletas teatavasti, et roomlaste tuule on sama, mis Saaremaa, pidades tuule nime tule sõna kajastuseks, mis viitab kaalimeteoriidile. Kaudne kinnitus tema jaoks oli ka Eesti nimi, mille lähteks võis olla ladina aestus, kuumus, palavus, leitsak ja Vana-Islandi eissa, tuli. Nagu me teame, on naaberrahvad Eestit nimetanud mõne maakonna järgi. Nii on Virumaa andnud soomlaste Viro ja Ugandi lätlaste Igaunia. Mis oleks, kui sama oleks juhtunud ka nimega Eesti? Germaani hõimudele oli ju Saaremaa lähim maakond. Sel juhul oleks Saaremaa nimi Tulemaa tõlgitud ladina ja germaani keeltesse ja selle nime oleksime Eesti nimena võtnud omaks 19. sajandil. See on küllap liiga ilus lugu, et olla tõsi. Ent kohanimede seletamine ei ole sageli täppisteadus, vaid oma osa selles võib olla ka luulel. Kui võimalik, tuleks neil kahel vahet teha. Ühel kosmilisel põhjusel on iga 4 aasta tagant veebruaris 29 päeva ja tänavu tähistab sellel päeval oma 80. sünnipäeva astrofüüsik Ene Ergmaa. Kui palju on inimkond tema eluea jooksul lähemale jõudnud universumi saladustele? Plektrumi järgmine külaline on Ene Ergmaa. Me kohtume esmaspäeva õhtul kell 10 ETV 2. Tähistame üheskoos Eesti Vabariigi